Tere tulemast vaatama saadet Eksperteetris. Mina olen Melissa-Mariel Korjus ja meil on täna külas Tallinna Ülikooli arvutitunnetuse lektor Mati Mõttus. Tere, Mati! Novembri alguses startis TalTechil selline uus teadusprojekt, mille eesmärk on panna alus Virumaa kolledži inimese ja arvuti interaktsiooni laborile. Rääkige, mida see projekt endast kujutab ja mis on teie roll selles? Tere! See on siis TalTechi projekt ja meid kutsuti sinna kui eksperte. Tallinna Ülikoolis on juba olemas inimese arvuti interaktsiooni teadussuund ja sellega seoses ka meie vastavad eksperdid olemas ning laborid olemas. Nüüd tekkis TalTechil idee, et neil oleks tarvis sarnast laborit, aga mitte inimese arvuti, vaid inimese ja roboti koostöö uurimiseks. Ja siis nad kutsusid 3 esialgu ja pärast veel 4. inimese meie rühmast oma Virumaa kolledži laborit sisustama, alates ruumide valikust, mööblist kuni laboriseadmete ja tarkvarani välja. Aga mis see projekt endast kujutab? See on siis inimese ja roboti koostöö uurimine ja üles ehitamine või? Ja kaua see kestab? See projekt peaks kestma 5 aastat ja on võimalus, et see sealt areneb edasi jätkuprojekt. Meid on esialgu kutsutud 3 aastaks, eks siis näeb. Et mida see endast kujutab? Jah, mis selle eesmärk on? Kuhu te sellega jõuda soovite? Seal Ida-Virumaal on ajalooliselt päris palju tööstust olnud, alates õlitööstusest ja seal on ka töötlevat ja niisugust tööstust, kus kasutatakse tööstusroboteid robotiseeritud või automatiseeritud liinidel. Ja TalTechi idee oli, et selline labor võiks võimaldada osutada teenuseid nendele ettevõtetele seal kandis, aga miks ka mitte üle Eesti ettevõtetele. Ja seega, kui see teenust osutatakse seal Virumaa kolledžist, et siis muutub ka atraktiivsemaks Ida-Viru asukoht, et sinna tuleb lihtsalt huvilisi kokku, et selles laboris ja nende õppejõudude teadlastega seal koostööd teha. Millised tänapäeval on üldse inimese ja roboti koostöövormid meil siin Eestis? Seda võib nagu igal inimesel kodust leida inimese ja roboti koostööd. Küllap inimesed võtavad nii arvuteid kui roboteid vahest nagu teisi inimesi, räägivad nendega ja üritavad neid aidata, kui nad hätta jäävad. Ja kellel on kodus näiteks robot tolmuimeja või robot muruniiduk, ma küll arvan, et vahel see jääb hätta näiteks kortsu läinud vaiba või mutimulla hunnikuga õues. Aga seda laadi koostööd, mis nüüd tööstuses on väga tugevad ja kiired robotid. Ja kui seal on inimesega koostöö, siis on ka teatud riskid ja oht õnnetuse juhtumiseks, aga ka selle koostöö edukusest sõltub tootmisliini efektiivsus. Millised, te ütlesite, et te sisustasite selle Virumaa kolledži, siis need ruumid, et mis sisustust sinna vaja oli? Mingisugused erilised robotid või millist tehnikat? See oli nüüd niisugune paras väljakutse sinna just nimelt niisuguse asju anda. Me ei ole seda sisustamist veel lõpetanud, see on alles poolel teel. Ja me oleme vaadanud üle mitmeid ruume
ja tõenäoliselt nüüd oleme ühe ruumi juurde seal pidama jäänud, mis sobiks. Aga selle ruumi eesmärk oli siis kasutaja testimine ja võib-olla ka selliste suuremate robotsüsteemide simuleerimine, et siis roboteid konfigureerida või ka arendada. Eks sellel projektil võib ikkagi väga suur mõju olla lõpuks Eesti tööstusele. Me loodame küll. Kuidas sellega nüüd edasi lähete? Millised sammud tulevad järgmistel aastatel? Kõigepealt me tahaks käima saada selle labori kogu sisseseadega ja parimal juhul see juhtuks sügiseks. Siis me saaksime hakata ette valmistama inimese-roboti interaktsiooni võib-olla eksperte. Need tudengid, kes sinna õppima tulevad, nad saavad oma lõputöö teemadeks valida just nimelt selle labori toel tehtavad uuringud. Me oleme juba mõelnud ka erinevatele teenustele, mida me saame osutada ettevõtetele, kes tahavad robotitega tegeleda, kes tahavad hakata robotitega tegelema või et kelle igapäevaelu on juba robotitega seotud. Nii et tuleb selles mõttes midagi täiesti uut Eesti maastikul, selline suur keskkond loodud siis inimestele, kes hakkavad tegelema selle robotite ja inimese koostöö arendamisega, et ettevõtted saavad tulla sinna teenuseid kasutama. Et see on midagi esmakordset Eesti ajaloos või pigem mitte? Meil on omal olemas selline labor, aga meie nimetame seda siis inimese arvuti interaktsiooni laboriks. Ja me ei ole päriselt ka Tallinna Ülikooli digitehnoloogiate instituudis ka otsusele jõudnud, kuidas neid laboreid nimetada. Ma kutsuksin seda kasutaja testimise laborit siis nii-öelda kasutaja kogemuse laboriks, sest et me mõõdame kasutaja kogemust ja uurime, kuidas kasutajad käituvad, kui nad arvutit kasutavad. Ja siis on meil sealt see disaini pool. Me oleme avastanud, et päris enamus Eesti tööstusest nad ei arenda roboteid, vaid nad ostavad endale robotid ja keegi tuleb ja paigaldab nad ja need robotid teevad oma tööd siis selles tootmisasutuses. Selline labor võiks innustada, et Eestis hakataks ka täiesti uudseid roboteid arendama. Ja see ei ole uudne asi. Eestis ju arendatakse väga palju erinevaid robotsüsteeme. Võiks rääkida näiteks militaartööstusest ja ka nendest pakirobotitest ja siis ka paljudest kohtades, kus on kahtlane, kas see on robot või automatiseeritud süsteem. Aga huvi igatahes on ja see on nende startupide tegemine, see võib-olla innustaks kedagi, kui neil on taoline labor käe pärast võtta. Aga see on ilmselt ju kallis lõbu ka või teie pakuksitegi seda teenust enda huvidel ka, et ei küsiks raha, vaid pigem, et saaksite ennast arendada ja siis, et oleks koostöö nii-öelda vastastikune. See rahastus, nii palju kui mina sellega kursis olen, ei lubagi nagu sellist teatud protsendist üle minna tasulise teenuse osutamisel. Et see on toetuse abil saadud, see labori sisustus ja kogu see värk. Ja ma arvan, et üks võimalus kindlasti on, et ettevõtted tulevad ja nad saavad teadus- ja arendusteenust raha eest. Ja see raha käib siis TalTechi eelarvest läbi. Aga teine võimalus on, et TalTechi tudengid saavad rohkem võimalust, nii nagu meie tudengid praegu siin Tallinna Ülikoolis meie laboritega, nad saavad näiteks tulla ettevõtte suunamisel
õppima. No mingi ettevõte ütleb, et me vajame sellist spetsialisti ja nüüd, kui siis tudeng on nõus, et ta läheb ja teeb oma 2-aastase magistriprogrammi läbi seal ning saab ühtlasi oma magistritööks lahendada mingi probleemi, mis on ettevõtte selline arendustöös sees. Ja seda loomulikult tasuta, sest et laborikasutus õpilastele on nii TalTechis kui Tallinna Ülikoolis tasuta. Kas te saate veel mingisuguseid põnevaid näiteid äkki tuua, et milliseid roboteid näiteks tööstused praegu kasutavad ja mida seal saaks veel arendada? Roboti ja inimese koostöö on siis tihti niisugustes kohtades, kus tuleb selliseid otsuseid vastu võtta, mida inimene teeb, et milles inimene hea on. Seni on inimene veel hea nendes otsustes. AI ei ole veel kõike üle võtnud. Aga inimesel on omad puudused, ehk siis näiteks inimene võib olla väsinud tööpäeva lõpuks. Robot võib teha seda tööd kuude kaupa ja võib-olla et aastate kaupa ja ei väsi. Aga inimene vajab puhkust. Seega tema vaimne võimekus otsuseid vastu võtta õigesti ja kiiresti väheneb vastavalt sellele, kuidas tema seisukord on. Ja siis me mõtlemegi, et üks võimalus oleks uurida inimese ja roboti koostööd sellest aspektist. Ehk siis piltlikult öeldes, kui päeva alguses robot võib panna täiega, siis ta peab natukene andma inimesele hingamisruumi päeva lõpus, kui ta on väsinud. Või siis isegi, kui see inimene tuleb tööle ja tal oli unetu öö mingil põhjusel, kas siis sattus ta natuke depressiooni mingi emotsionaalse põhjuse tõttu või on ta haige natuke, et siis see robot tunneks ära ka selle, et see inimene täna ei ole nii võimekas, kui ta tavaliselt on ja juba päeva alguses on talle natuke hingamisruumi tarvis anda. See nüüd puudutas vaimset võimekust, aga teine asi, mida me uurime, on usaldus. Ja uue tehnika kasutuselevõtt või uue tehnoloogia kasutuselevõtus on usaldus selline nagu võtme küsimus. Kas siin on vahe ka, et noorema ja vanema generatsiooni puhul, et kuidas see usalduse protsent jaguneb või? Kui need on sellised vanad ja kogenud eksperdid, siis ma arvan, et see usalduse küsimus on ikkagi, on võib-olla ühte ja teistmoodi. Meil on üks inimene meeskonnas, kes tegeleb spetsiaalselt usaldusega ja tema oleks sellele pädevam vastama. Mina räägin rohkem usaldusest populaarteaduslikul tasemel ja usaldus on nagu eelarvamus mingisugune ja seda on raske saavutada, aga lihtne kaotada. Aga samas, kui robootikasüsteemidega töötada, siis peaks kartma mõlemat. Seda, kui inimene liigselt usaldab tehnoloogiat, aga ka seda, kui ta on niimoodi paaniliselt usaldamatu mingi tehnoloogia vastu. Ja kui me oskame seda ennustada või ära tunda, et milles see probleem on, siis me saaksime ka robotisüsteemi vastavalt kohaldada, et see toime tuleks. No näiteks on isesõitvad autod selle usalduse koha pealt. On juhte, kes mõtlevad, et mul on see uus Tesla, millega ma kihutan Tallinnast Tartusse ja ta saab aru, ta ei sõida kraavi, sõidab teed mööda ilusti ja ma saan näiteks sõnumeid saata. Aga siis võib üks hetk juhtuda õnnetus ja see inimene mis tahad, ei usalda enam ühtegi autot, kui ta üldse ellu jääb sellises situatsioonis.
No kuidas seda usaldust, kuidas see robot saab seda usaldust siis hakata pakkuma, et kas nagu sellise suhte loomisel inimesega või kuidas, sest et seda kindlustunnet ei saa vist niikuinii anda, et see robot 100% teeb kõik õigesti ja hästi. Mina olen koeraomanik ja ma jalutan oma koeri. Mul on neid 2 ja üks on usaldamatu, inimeste suhtes usaldamatu. Ta usaldab väga hästi teisi koeri, aga inimestega ta nõuab ikkagi aega, et ta hakkaks usaldama. Ja nüüd tuleb inimene, kes seda koera, kellele see koer väga meeldib. Ta ongi siuke nunnu, karmikarvaline taks, kui inimesed on siukesi näinud ja nad kohe on käsi pikal. Ja mina kardan, et äkki ka ühe korra ammustab seda kätt. Ja see on see inimene, kes usaldab ülemäära ja see koer, kes ei usalda nagu sugugi. Ja robotiga võiks olla samamoodi. Ja näide on pakirobotitest. Kui need tulevad tänaval vastu ja jäävad lumme kinni, siis nad ei karda, et see inimesed, kes appi lähevad, ei karda, et see pakirobot kuidagi neile viga teeks. Nad lähevad ja tõstavad lumehangest välja, et sõida nüüd edasi. Ja see on disainist ka, sest et need pakirobotid on disainitud just nagu nunnud koerad. Nad äratavad usaldust inimestes ja need samad robotid, neid testitakse ka mitte ainult Eestis, vaid sattusin Põhja-Inglismaal seltskonda, kes ütles, et nende linnas hakkasid need liikuma hiljuti ja täpselt sama asi ka teises kultuurilises keskkonnas, et inimesed suhtuvad nendesse usaldusväärselt. Ja ma usun küll, et igat asja on võimalik disainida usaldusväärseks ka tööstusrobotei tootmisliinil. Kuigi ei tea, kui nunnuks neid seal saavad teha. Ja kuna meil nagu peamised meetodid inimese ja roboti interaktsiooni uurimiseks on käitumisuuringu meetodid, ehk siis me jälgime käitumist ja vaatame, kuidas siis osapooled tõlgendavad seda käitumist. Ja kui inimene tõlgendab, võtame kriteeriumiks selle nunnumeetri, ehk siis esteetika. Ja see on nagu tegur, et ta on ilus, teda võib usaldada. Aga see on võib-olla täiesti vale arusaamine. Ja siis tuleb meil tööstusrobot, kes ei ole ilus, teeb järske ja jõulisi liigutusi, mis on ilmne märk sellele inimesele, nagu kehakeel juba sellel robotil, mis näeb välja ka, see robot näeb nagu käsi või mingi siukene, tal on võib-olla 2 kätt ka. Et nende kätte haarde ulatusse ei tahaks sattuda. Ja need robotid, mis on inimesega suhtlema disainitud, nendel on pehmed liigutused. Nad tajuvad inimese juuresolekut ja kui nad, nägin siin Rotermanni keskuses oli üks robot, kes serveeris siis napsi paaris. Ja kui õrnalt ta andis selle napsiklaasi inimesele üle. Ja just see kehakeel ja see niisugune, kui inimene on natuke jälginud seda robotit, siis tal tekib usaldus. Nii huvitav. Inimese psühholoogia on ikka huvitav. Aga rääkige natuke sellest koostööst Tehnikaülikooliga. Et kas on lootust, et tulevikus tuleb veel sarnaseid koostööprojekte, millega ka välismaale äkki põrutada? Me seda loodame küll. Meil on ka nagu teaduslik või teaduse suunas juba esimesed liigutused tehtud, et meil on publitseerimisel üks usaldust puudutav artikkel selle projekti raames. Me oleme kõik seal terve meeskonnaga vaeva näinud. Loodetavasti see läheb edukalt lõpuni. Ja kui meil õnnestuks näiteks Euroopa rahastust edukalt taotleda, ma arvan, et TalTech on piisavalt võimas partner, et meil oleks häid läbilöögi võimalusi. Siis miks ka mitte. Aga veel võimsam oleks, kui me saaksime reaalset
ettevõtluskoostööd hakata arendama. Sellist, millest ettevõtted oleksid huvitatud näiteks arendustööna, et robotite väljatöötamine. Siis tuleb siin üleskutse teha ettevõtetele. Ja me oleme sinna poole ka liikunud natuke. Meil oli see robootika arendamise ühing AIRE käis meie juures külas ning neil, mulle tundub, on mõningaid ideid ja need robootikatööstuse esindajad, kes seal ka grupis olid, nad on juba meie järgi huvi tundnud. Loodame, et need koostööd lähevad hästi ja edukalt ja et Eesti robootikamaailm areneb jõudsas suunas ja kiiresti. Ja aitäh, Mati, saatesse tulemast. Meie aeg hakkab otsa saama. Aitäh seda robotimaailma meiega jagamast. Ja teiega kohtume juba järgmisel kolmapäeval. Kõike head!